Nii, Jumal õnnistagu kõiki, kes on täna avanud oma südame Jumala jaoks. Jumal on täna avanud juba pastor Ooliuse mitu olulist asja meie jaoks. Ja kui ma mõtlesin tänase teenistuse peale ja selle peale, mida Jumal tahab oma kogudusele ütelda, siis ma pean ütlema, et see sündis kuskil nädala alguse poole ja ma jagasin toona seda Kärdiga ka kohe ja see oli lihtsalt seotud sellega, et meie hommiku nagu oma palve ja oma nagu jagamisega Jumal kinnitas seda, millest me olime rääkinud. Ja siis ei ole väga raske pühapäevaks midagi ette valmistada, kui sul on selline nagu sellised asjad ees. Aga ma alustan sellise kirjakohaga nagu 1. Peetruse 5:6. Ja see on: alanduge siis Jumala võimsa käe alla, et tema teid ülendaks õigel ajal. Loen uuesti. Mõni ei jõudnud veel järgi. Alanduge siis Jumala võimsa käe alla, et tema teid ülendaks õigel ajal. Alanduge Jumala võimsa käe alla. See maailm peab alandlikkust nõrkuseks. Aga Jumal ja tema sõna õpetab, et alandlikkus ei ole nõrkus, see on tugevus. Ja seda maailm ei mõista, et alandlikkus ei ole nõrkus, vaid see on tugevus. Ja kui igaüks meist soovib kasvada, kui igaüks soovib meist tõusta ja saavutada edu, siis taevarik õpetab hoopis teistmoodi. Kõik algab sellest ennast Jumala alla panemisest. Ülendus algab alandusest. Alanduge siis Jumala vägeva käe alla. Et teid ülendatakse õigel ajal või omal ajal on muu tõlge. Ja ma ei tea, kuidas sa praegu seda kuulad. Kas sa kuulad seda kui sellist moraalset õpetust? Ahah, ma pean olema alandlik, selge. Või vaimulikku seaduspärasust. Aga ainult see, kes laseb Jumalal juhtida ja kontrollida tingimusi, saab osa tema väest. Teised ei saa. Ja mida tänane sõnum kutsub meid kõiki tegema ja mõistma on see, et tõeline alandlikkus ei seisne vaid välistes meie tagasihoidlikkuses või meie riietumisstiilis, vaid meie sisemises hoiakus. Sellest, kuidas me reageerime Jumala seatud korrale, teistele inimestele, olukordadele. Vaata, kus mina tahaksin otsustada. Ma tahaksin öelda, aga vaim ütleb hoopis, et oota, allu, lase Jumalal juhtida. Vaadake, üks asi veel, mis alandlikkus teeb. Alandlikkus avab ukse ilmutusele. Ja sellepärast Jeesus ütleb midagi nii sügavalt: õppige minust, sest mina olen tasane ja südamest alandlik. Jeesus tegi seda, mida isa ütles, sest ta oli alandlik. Ta öeldi, et ma ajan oma asju ja siis vahel aeg-ajalt seda, mis isa ütleb. Ta ütles, ma teen ainult seda, mida isa ütleb. Miks? Sest ta oli südamest alandlik. Alandlikkus ei ole siis peegalt selline loomuse küsimus. Meil on nagu kuidagi arusaam, et osad inimesed paistavad väga alandlikud, sest nad on väga vaiksed. Tema on väga alandlik, tema ei räägi palju. Olete pannud tähele? Aga see ei ole ka vaesuse selline iluideaal, et mida vaesem oled, seda alandlikum oled. Seda on läbi ajaloo kogu aeg tõlgendatud täpselt nii, nagu tahetakse. Täpselt nii, nagu vaja on. Alandlikkus on otsus.
alistuge Jumala võimsa käe alla, et tema teid ülendaks omal ajal. Üks on selge, alandlik inimene ei pane Jumalale vastu. See on alistumine autoriteedile. Keegi on sinu pea kohal. Juutidel on kipa peas, mis meenutab neile kogu aeg, et keegi on nende pea kohal kogu aeg. Mis alistumisega tuleb, on see, et see ei tee sust väiksemaks. See ei tee sind väiksemaks, vaid ühendab sind Jumala eesmärgiga. Ta paneb nagu paika sind, kui sa alistud Jumalale. Ja kes on alistunud Kristusele, on samast vaimus sellega, kellele ta alistub. Galaatia 4:19. Ehk siis see, kellele me oleme alistunud, alandunud, me kanname seda sama autoriteeti. Mitte midagi muud, mitte oma agendat järsku, et nüüd ma pean vaene olema. Või nüüd ma pean nägema selline välja või ma pean selline olema. Alistumine autoriteedile viib mind samasse kohta, keda ma nüüd esindan. Ja tänapäeva koguduses on just raskus täpselt selle koha peal. Inimesed ei taha enam mitte kellelegi alluda. Vaata, mõeldakse nii, et pastor on selline ja meie juhid on teistsugused. Ja tahetakse, et mina olen valmis, aga ma otsustan alluda ainult Jumalale. Vältides inimlikku juhtimist. Isegi välistades seda, et mulle meeldiks see Jumala asi. Ma saan selle Jumalale allumisega hakkama, sest see on nii suur, nii võimas. Pastor, ja vaata, kes veel on. Kui tõeline alandlikkus ilmub just siis, kui sa suudad alluda ka siis, kui juht pole täiuslik. Sest siis sa teed seda kui issandale. Heebra kirjas on, et olge kuulekad oma juhtidega ja alistuge neile, sest nemad valvavad teie hinged üle otse kui need, kes peavad aru andma. See on nii raske. Ma hiljuti nägin just ühte intervjuud, kes inimesega ütles, et ma saan hakkama Jumalale alistumisega, mõttega Jumalale alistumisega. Aga mõttega alistuda kellelegi pastorile. Ja siis ta toob mitmeid näiteid sellest, kus pastorid on olnud ebaõiglased, kasutanud ära oma positsioone. Katoliku kirikus on olnud mitmeid näiteid sellest, kus on olnud väärkohtamist, aga see ei ole ainult katolik kirik, see on ükskõik mis kirikus olnud. Ja siis on küsimus, kuidas ma alistan. Vaadake, kui me räägime alandumisest ja alistumisest, siis see tähendab, et Jumala vaim saab hakata meid vormima, täita ja juhtima. Üks asi, mida ma mõistan päris kuidagi selgelt, on see, et alandlik inimene on avatud õppima. Tema on valmis ennast parandama. Tema on valmis minema, kuhu teda saadetakse. Mitte alandlik inimene ei ole valmis seda tegema. Tal on oma agenda ja oma plaan eluks. Ja ta saab sellele ka kinnituse ja ta leiab sellele kinnituse Piiblist. Aga ainus vahe on see, et see ei ole Jumala tahe. Sest see on tema tahe. Ja Piiblit on kogu aeg kuritarvitatud. Siit leiab kõigele, mida sa elus tahad kinnitust. Küsi vaid ja me leiame sulle kirjakoha. Kas see mitte ei tähenda seda, et kui ma vaatasin kiriku isade mõtteid, siis näiteks 4. sajandil, mida Augustinus juba mõtles, ta mõtles, et kui vundament on madal, saab hoone kõrge olla. Ta tõi sellise võrdluse, et vundament on madal, saab hoone kõrge olla. See on tema õpetuse selline mõtteline kokkuvõte, et patt on uhkus. Inimese soov tõusta ilma Jumalata. Ma tahan saada võidmise. Ma tahan saada vaimuliku, ma ei tea, mingi tiitli ilma Jumalata. Ma tahan tõusta karjääriredelil. Ja alandus on täpselt vastupidimine, tõusta koos Jumalaga.
Alandlikkus on täpselt vastupidi, tõusta koos Jumalaga. See viib meid nagu tagasi selle kutsumuse juurde, kui me alandume Jumala ees. Sa jõuad siis nagu sellesse rahupaika, kuhu me nagu igatseme, et meil oleks, mitte ainult, ta on öelnud, et nüüd on teil rahu Jumalaga, aga me kogeme seda rahu oma hinges. Aga seda kogeb ainult läbi alandlikkuse. Valitsema koos temaga tema moodi. Teisiti ei saa. Meil on probleem. Me mõistame alandlikkust lihtsalt valesti kirikus. Sest ma ütlen midagi sellist võib-olla, mis kostub sulle väheke kummaline, aga kui me päriselt, tõeliselt, päriselt mõistaks alandlikkust, oleks Jumala vägi kohal. LCD ekraanid, suured, võimas muusika ei ole vägi. Väeallikas on püha vaim. Vaadake, pühakiri on väga hea õpetuseks ja seda õpetust me kõik vajame. Aga õpetus ei ole koguduse väeallikas. Sina võid õpetada kogudust nii, et hommikust õhtuni ja õhtust hommikuni ja mitte midagi ei muutu. Ja vaadake, enne kirjutatud seadust, ennem kirja pandud Uut Testamenti oli ka olemas kogudus. Miks? Sest püha vaim oli tegutsemas. Me ei uski toetu ainult paberile, see ei ole küsimus just, vaid Jumalale, kes on sõna autor ja täitja. Sellepärast, kui me mõistame koguduses alandlikkust valesti, siis me võiksime enam-vähem võrdpildi tuua lastest, kes ütlevad, et ma tahan kasvada oma vanematest eraldi ja ma ei ole nõus oma vanemate korra alusel elama. Üldiselt need lapsed on mässajad. Ja kui me räägime kogudusest, siis koguduses on ka kord. Ja ma olen seda nii palju kordi öelnud, et küsimus ei ole selles, et me ei või külastada kogudusi. Küsimus on nendes, kes ainult külastavadki kogudusi ja kes ei ole mitte kuskil valmis alanduma. Teenima. Aga teenimine eeldab juba alandlikku südant. No seal see pastor oli selline, seal need jutlused ei sobi, seal ülistus on natuke nii, see on ülbus. Ma ei oska mitte midagi muud näha, kui uhkus ka natukene. Ma väärin natukene paremat kogudust. Suures osas on alandlikkus kui midagi sellist nagu ennast teeniv. Kui me kuuleme jutlusi minust, endast ja mulle, siis ma ütleks, et peaks põgenema nende inimeste eest. Kõik, mis teenib ise ennast, ei ole alandlikkus. Ma arvan, et täna on väga hea teist küsimus meil endale, et kas ma kõnnin alandlikkuses? Kas ma olen südamest alandlik? Ja sellega on nii lihtne nagu petta saada. Ja inimese süda on päris petlik. Seda on läbi kiriku ajaloo vaadatud. Ma arvan, et miks meil on hea ajalugu tunda on sellepärast, et me hakkame arvama endast väga unikaalselt. Väga tark Eesti rahvas, väga targad inimesed, väga haritud inimesed. Tõeline alandlikkus ei ole teesklus ega välispidine askees. Seda kirjutavad kirikuisad, et välispidiselt on näha, et sa oled alandlik. Aga mis sees on? Vaid kuulekus sõna tasandil ja südame tasandil. Ja mis ma mõtlesin mõned asjad, et miks me eksime ja ma tõin endale välja mõned asjad, et me loome endale pildi, mida me arvame, et Jumalale võiks sobida ja siis me kärbime sellest oma tasandi, et mis meile siis meeldib. Milline üks usklik välja näeb, siis selliseks me ta teeme.
Me loome ise endale pildi sellest, mis võiks Jumalale sobida. Ja siis me ütleme, et selline see pilt on ja kui keegi küsib, milline on kristlane, siis me ütleme, et selline on usklik. Vaata, siin on Heini, tema on uskliku võrdkuju. Miks? No, ma võin selle pildi praegu luua, aga saate ise aru, et see on juba natuke naeruväärne. Mitte teinil midagi viga oleks. Või see väline tagasihoidlikkuse kultus. Kehv välimus, kui sul on piisavalt halb enesehinnang, siis see on hea, sellepärast et siis sa oled väga alandlik. Andke andeks, kogudused on täis inimesi, kes on kehva enesehinnanguga. Mis mina patune? Ma olen nii patune. Mida siis Kristus sinu jaoks on tegemata jätnud veel? Kas Jeesus saab veel midagi teha peale ristisurma sinu jaoks? Ei saa. Kõik on tehtud, ta ei saa enam midagi teha, sest Jumal tegi kõik, see on lõpetatud. Miks sa käid siis ringi ja seletad, sa oled nii patune? See on saatana hääletoru, kes käib ja seletab, et ta on hirmus patune ja hädaline ja nii edasi. Kristus on teinud kõik. Mulle meeldis üks näide, mida ma see nädal nägin ja see oli sellest, et kui sa võtad veepudeli ja Jeesus ütleb, see on vein, siis ennem sina vaatad teenijana, vaatad seda, ütled, ei, see ei ole vein, see on vesi. Aga Jeesus ütleb, ei, see on vein. Sa ütled, ei ole, see on vesi. Jeesus, sul ei ole kõik asjad korras, sest see on vesi. See on vesi, mis vesi. Ja siis sa isegi võib-olla keerad talle selja, ütled, sa oled tore mees, aga sa ei saa asjadest õigesti aru. Jeesus ütles, et see on vein. Jeesus ütles, et sina oled uus loodu minus. Sa ütled, ei ole, ma olen patune mees. Ja ma arvan, et see on nagu patt püha vaimu vastu. See on see patt selle vastu, et ma olen sinu eest kõik teinud, ma olen sulle kõik andnud. Aga sa räägid midagi muud. Sa räägid midagi muud, sa räägid hoopis mingi muid sõnu. Kas sa siis ei usu, et ta on su päästja, sinu lunastaja? Et sa käid ringi ja räägid midagi muud. Kallid, ma võin see kokku võtta, see ei ole alandlikkus. See on enese õigus, milles me elame. Enese mõõtmine teistega, enese võrdlemine teistega, ma pole nagu tema. See pole alandlikkus, see on peenuhkus. On olemas niisugune peenutsev uhkus. Mõõdupuu peab olema meil Kristus, mitte kellegi teise Instagram või Facebook. Saatan on teinud imelise töö selle võrdlemise kampaaniaga. Ava sotsiaalmeedia ja naudi langust. Mida vale alandlikkus teeb, on ta mängib väikest, et vältida tõelist muutust. Ma saan mängida seda tagasihoidlikku, ma saan olla see vaikne. Miks? Sest kui ma suu lahti teen, siis vaadake, kui olud paranevad, siis kukuvad maskid ja tuleb tavaliselt esile see, mis on tegelikult. Piibel on nii otsekohene alandlikkuse küsimuses. Luuka 14:11. Kes ennast alandab, mis temaga saab? Kes ennast alandab, seda ülendatakse. Alandlikkus ei ole lõpp, vaid tõusu algus. See on nii vastupidine sellele maailmale. Kui Jeesus kõneles, siis sageli, kui ta kõneles, oli vastupidine sellele, mida nad kuulasid. Kas täna on midagi muutunud? Minu meelest ei ole. Kõik see, mis ütleb, et alanduge võimsa Jumala käe alla, see ei ole täna populaarne sõnum. Tõsta ennast üles, ole enesekindel, tõsta ennast kõrgemaks Jumalast. Tee ennast Jumalaks. Paista kui Jumal. Ainuke probleem on see, et sa ei ole, maskid langevad. Tuleb nähtavale see, mis on tegelikult. Ja see ongi see probleem, kui me paneme inimesed oma Jumalaks, iidoliteks, oma eluolukorrad, oma lapsed, oma pere ja ühel hetkel on meil lastega mure. Nad on mässajad.
Nad ütlevad, et mu isa, ema elu ja tee ei ole minu elu ja tee. Minu isa Jumal ei ole minu Jumal. Minu Jumal olen ma ise. Ja piibel on otsekohene, kes ennast alandab, seda ülendatakse. Ja kes ennast ülendab, seda alandatakse. Sellepärast on sellised suursugused sõnad. Ma vahest enda südames pean meelt parandama, kui ka kuulan teisi ütlema, et aga sind tabab peagi alandus. Kannatlikkus ja tasadus. Inimene ei suru ise asju tagant, vaid kuni issand avab õigel ajal ukse. Alandlikkus annab vaimuliku eristusvõime. Alandlik inimene on tundlik vaimulikult. Ta ei ole targem, vaid tal on pühavaimu õpetus. See on kogu aeg relevantne ajas, mis praegu siin toimub. Seda saab ainult alandlik inimene kogeda. Võime kanda Jumala väge. Ma ei usu, et ükski pastor jookseb välja või tema tüdivus, tema kutsumusest eales saaks peale tulla, kui ta kannab Jumala väge. Mitte üks pastor ei põle läbi Jumala vaimu väe all. Mitte üks, mitte keegi, mitte kunagi. Sest see kutsumus, millesse meid on kutsutud Jumala vaimu läbi, mitte läbi liha. See on suur meeleparanduse koht meile kõikidele vaimulikele, kui me põleme läbi. Mooses ütles, et kui ma lähen, kas sa tuled kaasa? Kui sa ei tule, ma ei lähe. Mida alandlikkus veel annab? Ta annab meile vabaduse muredest. Ma ei hakka üldse käsi küsima ja enda käest ka, aga enda puhul võin öelda, kuna ma olen mikrofoni taga. Uhkus kannab koormaid ise. Mitu muret sul on? Mitu muret mul kaasas täna on? Alandlik heidab kõik issanda peale, 1. Peetruse 5.7. Heike kõik oma muret tema peale, sest tema peab, mida? Hoolt nende eest. Ehk siis alandlikkus hoiab meid Jumalaga nagu suhtes õigel kõrgusel. Teisiti ei saa. Inimesel ei ole teist võimalust Jumalaga kooskõlas elada, kui et temaga samal kõrgusel läbi alandlikkuse. Ja me nüüd mõistame, et kui koguduses ei ole alandlikkust, ei ole andumist Jumalale ja ka pastoritele ja karjastele, siis me ei saa rääkida Jumala väe kohalolust, sest Jumala vägi on seal, kus on need hinged ja need vaimud, kes on alandunud Jumalale. Me tuleme Jumala ette väga sageli mitte alandunult, vaid hädas. See on väga erinev seisund, kas sa tuled, kui sul leiba pole ja ütled, kas sa annad mulle süüa või see, et ma olen murtud, ma ei saa ise enam hakkama. See on kaks eri maailma. Ja kui sa tuled, ütled, ma tahan terveks saada, siis sa oled lihtsalt paanikas. Aga Jumal küsib su käest, et kas sa oled valmis surema. Abikaasa Kärt läks ära. Aga see on tunnistus tema oma elust, kus pastor küsib ta käest. Ja ma olen vahest seda tunnistust jaganud, see inimesed küsinud, et jõhker pastor teil. Ma olen täiesti kindel, et asi on mitte jõhkras pastoris, vaid pühavaimu juhtimises, mis annab inimesele aimu, kuhu sa pead tulema. Et sa pead tulema selle tasemele, kus sa ütled, et mitte enam mina, vaid sina. Ära lase lahti Kristusest. Ära lase, hoia kinni Kristusest. Jaakob ei lasknud lahti issandast, kuigi ta puus oli haavatud. Tema lause oli, ma ei lase sind ennem minna, kui sa õnnistad mind. Ja see on ka kujund meie usuelu kohta. Ära lase lahti Kristusest. Lase lahti kõigest muust. Kõigest muust lase lahti. Mida sa armastad?
millest sa hoolid rohkem. Ja need ei ole halvad asjad ju, millest me hoolime rohkem. Kontrolli vajadus, salapat, hirm tuleviku ees, vajadus olla nähtav. Tänapäeval on väga palju kristlasi, kes võtavad kohe, kui neile midagi selles maailmas ärritab või midagi hinge, nad lähevad kohe sotsiaalmeediasse. Ma tunnistan ka ise seda pattu. Aga et filtreerida ennast seal kõigi nende ees, täiesti mõttetu tegevus. Täiesti mõttetu tegevus. Milleks? Kelle ees ma filtreerin ennast? Miks? Mida see annab mulle? Mulle meeldib, kus Chris Walloton ütles, et ta ei ole näinud ühtegi vaidlust sotsiaalmeedias, kus keegi ütleks, ma võitsin. See ei ole alandlikkus, see on ülbus. See on suurelisus. See on see elitaarsus, mis meie sees on. Ja hoidku Jumal just ka karismaatilisi kogudusi sellise uhkuse eest. Vot meil on Jumala vaim, teil pole. Ma arvan, et see on see täpselt see hetk, kus Jumala vaim ütles, et olgu nüüd mulle midagi paremat teha, sest ma näen siin ühte alandlikku meest. Me ei saa korraga hoida Kristusest ja oma tingimustest ja oma asjadest kinni. Samal ajal ei saa. Martin Luther on öelnud midagi sellist, et tõeline alandlikkus sünnib siis, kui inimene mõistab, et ta ei saa oma tegudega Jumala armu välja teenida. Üks oluline asi, mis ma võib-olla seda kõike ettevalmistas sain aru, et uhkus määrab tingimused. Ma olen nõus olema koguduses, ma olen nõus teenima Jumalat, ma olen nõus olema pastor, ma olen nõus olema siis, kui need asjad on täidetud. Alandlikkuses lubame Jumalal need määrata. Jumal, mis on need tingimused sul? Et ma oleksin pastor, et ma oleksin teenija, et ma oleksin ärimees, et ma oleksin lapsevanem. Mis on need tingimused, Jumal, sul mulle? Tema ütleb mulle tingimused, mitte mina ei ütle talle. Hästi praktilised mõtted siia lõppu. Esimene asi ongi, alandlikkus on teadlik otsus Jumala ees. Tema on Jumal, mina ei ole. See tuleb valida. Teiseks tuleb alistuda sõnale ja vaimule. Lase sõnal mõõta sind, mitte sina sõnal. Kolmandaks, alistu nähtavale autoriteedile. Kui sa ei suuda ühelegi inimesele alistuda, siis sa ei alistu ka mitte eales Jumalale. Kõik alusta sellest. Sinu pastor, mentor, kes iganes, vaimne isa, alistu. See ei ole pime alistumine. See ei ole kurjale alistumine. Hoidku Jumal selle eest. Mulle nii meeldis veel Moosese raamatus on kirjas, et maa peal alandlikem oli Mooses. Mitte kuskil ei räägita, et Mooses oli prohvet, aga Moosest nimetatakse prohvetiks, aga kui sa loed, siis ei ole prohvet Mooses. Alandlikem enda juhtis rahvast ja seisis kuningate ees. Jeesus ise alandas end ja sellepärast isa ülendas te. Mõelge ise, see Filippi kirjas Jeesuse kiituseks see võimas ülistus. Ja mulle meeldib veel Hiob tuua näiteks alandlik hoiak, keset kaotust, keset ja Jumal ülendas ta. Ma arvan, me mõistame alandlikust valesti just, et see ei ole see väikseks saamine, vaid see on midagi, mida Jumal tahab teha suureks. Ta tahab teha midagi suureks ja kui sa täna koged väiksust, kui sa koged seda, et ma peaksin olema hall hiir nurgas, ma peaksin olema nii ja naa, siis suure tõenäosusega on tegemist ülbuse või uhkusega. Lihtsalt väga varjatul kujul. Jumal, mis on need tingimused, et sa tahad siit edasi minna? Mis on sinu käekiri? Ära lase Jeesusest lahti, ütleb ta esimesena. Ära lase Jeesusest lahti. Lase lahti kõigest muust, mis hoiab sind temast eemale. Mõned prohvetlikud sõnad juba neile, kes kuulevad ja kes on täna siin. Esimene asi, mida sa pead täna kuulma ja see on ka mulle endale, on see, et minu tõus ei tule inimese meelevalla alla või kaudu. Minu tõus ei tule inimese meelevalla kaudu,
vaid issanda ajastus ja eesmärgid on need, mis saavad täidetud. Amen. See on esimene asi. Teine, see on kellelegi, kellel on viivitus praegu elus. Iga viivitus on Jumala ettevalmistus. Sa pead seda veel kuulma. Iga viivitus on Jumala ettevalmistus. Oota oma aega. Raske. Kolmas. See on kellelegi, kellel on tunnustuse vajadus. Ma ei jahi tunnustust. Isa nime mainitakse seal, kus on vaja ja nüüd kuula. Ja temaga koos ka minu nime. Jumala nimi saab austatud seal kuskil, aga sinu oma ka. Mul on mõned hästi praktilised asjad järgmiseks nädalaks. Kui sul on võimalik kirjutada ülesse, pärast võid kuulata ka jutluse järel. Uue nädala väljakutset teile kõigile. Ma mõtlesin, ma alustan nendega, et kui ma järgmine kord ka jutlustan, siis ma annan igaks nädalaks hästi praktilised ülesanded, mis on mulle endale ka muideks. Te võite neid kontrollida ja kuna mu abikaasa on ka siin, siis olen ma hädas. Päev 1 ja 2. Lase Jumalal uurida oma südant. Siis hommikul ja teisipäev lase Jumalal uurida oma südant. Psalm 139, 23, 24. Too tema kätte kõik, mis tekitab rahutust ja usalda tema hoole alla. Ehk siis homse ülesanne on Psalm 139, 23, 24 alusel tuua kõik, mis tekitab ärevust ja rahutust tema hoole kätte. 1. Peetruse 5.7. Heitke kõik oma mured tema peale. See on meie nädala esimene osa ülesanne. Kõik tema hoole alla anda. Las Jumala püha vaim ise uurib südamed läbi. Ta teab neid palju paremini kui meie. Ma ei oleks üllatunud, kui tuleb välja asju, mille peale sa täna veel ei mõelnud. Mitte üllatunud, vaid tean, et tuleb nii. Päev 3-4. See on nüüd midagi meile kõigile. Tee midagi head, ilma et keegi seda näeks. Vaadake, teenides salaja õpime teenima Jumalat, mitte inimese tunnustust. See on midagi, millest me ei räägi pärast. Me ei tule kolmapäeva õhtul siia ja räägime, ma tegin 3 heategu. Ei. Me teeme nii, et päev 3-4, me teeme midagi head, aga keegi ei näe. Püha vaim las juhib. Ta nii hea meelega juhib ja selles maailmas on väga palju vaja teha. Aga see on midagi, mida me teeme salajas. Päev 5-6. See on sulle nüüd väljakutse, ma ei tea, kuidas Oolis ja Mariana hakkama saavad, aga ma tahan, et sa kohtud kas pastori või vaimuliku juhiga ja ma tahan, et sa küsid ausalt tagasisidet ja võtad selle tänulikult vastu. Sa saad kokku, võib-olla kes kuulavad, see ei pea see nädal kõik toimuma, aga ma kutsun sind ülesse aega kokku leppima oma pastorite, vaimulike töötegijatega, me võime eelmist kokku leppida ka diakonitega, kuidas vaja on, aga et sa tuled ja küsid ausat tagasisidet ja võtad selle tänulikult vastu. Järgmine pühapäev. Me kiidame Jumalat, vaatamata sellele, et kõik pole veel lahenenud. Amen. Te vaatate mind nagu hullu. Mõned panid kirja, aga ma ei olegi siin ainult sellepärast, et keegi teeks aplausi, vaid see on midagi Jumal andis mulle. Et selline konkreetseid asju on rohkem meil igapäevasse päeva vaja. Ära lase Jumalast lahti. Lase kõigest muust lahti, siis alistuge ja tema ülendab omal ajal. Amen. Tõuseme palvesse. Isa, Jeesuse nimel ma valin alandlikkuse. Ma täna valin alandlikkuse, ma
ma tahan alistuda sinu võimsa käe alla. Püha vaim, ma palun, et sa paljastaksid mu südame iga peene uhkuse, eneseõiguse ja kontrolli vajaduse. Ma heidan kõik oma mured sinu peale. Õpeta mind teenima inimesi, et me saaks su koguduses olla puhta südamega. Et me oleksime riietatud oma vaimus alandlikkuse rüüga. Et sa saaksid oma vaimu väes teha meie kaudu seda, mida sina tahad teha ja mis meeldib sulle. Me palume Jumal, et sa tõstaksid meid uuel viisil ülesse ja kui on vaja alanduda, siis tee seda, et see oleks üksnes sinu auks. Jumal, et sinu nimi saaks kõrgeks tõstetud ja seal, kus on sinu nimi kõrgeks tõstetud, võime ka meie olla kohal ja näha su suurust ja su vägevust. Me täna oleme Jumal korduvalt kuulnud läbi Oolius ja Mariana su ustavust. Sinu ustavust põlvest põlve. Ja me kiidame ja austame sind. Meil ei ole täna, Jumal, me ei taha täna hädaldada, me ei taha nutta, vaid me tahame öelda aitäh sulle iga raskuse eest, nagu Maame ütles, iga keeruka olukorra eest me täname sind. Me täname, Jumal, et meie eludes on olukordi, mis sunnivad meid põlvedele tagasi, sest sa päästad meid niimoodi põrgust ja hukatusest. Sa annad meile, Jumal, pidevalt võimalusi tulla su lähedusse ja su ligi ollu. Iga päev sa annad meile märke ja tunnustähti. Näe, tule tagasi, kallis laps, tule tagasi. Ära lase minust lahti. Jumal, sa oled lubanud sünnitada laulu Ära mine minust mööda. Armas Jeesus sa. Täna laulame seda samamoodi siin. Ära mine minust mööda, Jumal. Isand, me täname sind iga päeva eest. Ma palun, et see uus nädal oleks tõeliselt õnnistatud nädal igal ühel. Et meil on võimalus teha head, Issand, kogeda sinu headust ja heldust vastu. Tehes head, Issand, heites kõik oma mured ja koormad sinu peale ja kogedes, et sinu koorem on kerge. Aitäh, kallis püha vaim. Aitäh, et sa oled täna kõnetanud. Aitäh, et sa juhid meid. Jeesuse kalli nimel. Amen.